armsad vilistlased, õpilasühingu liikmed, austatud riigivanem. Meie armas koolimaja on otse kui puu, mis teie kaudu üle Isamaa oma tugevaid juuri on ajanud. Tänaseks ei ole tänu teile, armsad vilistlased, Eestimaal enam kihelkonda, kus siit majast kaasa saadud teadmiste, meelekindluse, aatelisusega ja karskusega
jah, karskusega, kust meie armsast koolimajast kaasa saadud vankumatu karskusega ja isamaalisusega. jah, Prilisoorm, kust meie armsast koolimajast kaasa saadud vankumatu karskusega ja isamaalisusega meie isamaa asja ei aeta. Ma tahtsin ainult ütelda, et... Prilisoorm, jah? äkki võtaksite kõnepidamise üldse enese peale? Jaa. Oi. Mis nüüd mina? Ma tahtsin ainult öelda, et ma natukene teie kõned muutsin siit karskemaks. Karskemaks? Jah, seda rida siit ja seda alumist lõiku sündsamaks tuli muuta, jah. Püha müristus, enam ei tea, mismoodi sõna võtta tohib. Me etendame siin vilistlastele ja austatud riigivanemale meie endi rahvakooli lugu. Sellest, mis oli, sellest, mis on ja sellest, mis kindlasti tuleb. No, siis on see lihtne lugu. Rahakooli pidamiseks ei olnud, rahakooli pidamiseks ei ole ja rahakooli pidamiseks ei tule. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei ja mina iial tean, see suurel aial ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Näitemäng alga! Näitemängu parema mõistmise huvides tuleb mul meie kooli ja selle asupaiga eellugu tutvustada. Te kindlasti teate, et mina, Jaan Ruus, Kunda Rahvaülikooli esimene juhataja ei olnud. Selleks oli härra Gustav Vilbaste. Palun, astraalkeha kujul, hologramm. Herra Vilbastest saab koolijuht aastatel 1925 kuni 1927. Lugupeetud loodusteadlane, kes 1928. aastal kaitseb Viini ülikoolis väitekirja ja hiljem valitakse riigiparkide valitsuse ja looduskaitse nõukogu poolt esimeseks Eesti Vabariigi looduskaitse inspektoriks. Aplaus! Kundast rääkides ei saa me mööda minna täheteadlasest Ernst Öpikust. Tuhande 1938. avaldab tema uurimuse tähtede evolutsioonist. Hiljem avastab tema päikeseplekid, UV-kiirguse, ütleb esimesena, et Veenusel on palav ja mõõdab ära kõikide silmale nähtavate ja silmale nähtamatute taevatähtede vahemaad üksteise suhtes. Öpiku nime kannab päikeplaneet 2099 Öpik. Näete, seal. Aplaus! Mitte kõige sõbralikum tegelane, Esteban Girard, Gastoni poeg. 1840. aasta paiku omandasid Kunda mõisa Girarte sukantoonid, kellele see kuulus kuni võõrandamiseni
Eesti Vabariigi poolt. Mu isamaa. Mõisnikud lõid paekivist seinte ja Tudor dekooriga viinavabriku, vesiveski, meierei ja lisaks paekivist veskitammide ja kanalite süsteemi. 1870. aastal rajas John Carl Cirate Sucanton mõisa kohale mere äärde tsemenditehase. 1893. aastal rajati mõisasse hüdroelektrijaam, mis oli esimene Eestis ja tervel Venemaal. Seda kõike võite meie ümbruses peale meie koosviibimist kaeda. Kas sina, õnnetu koolipapa, tõepoolest arvad, et minu minema ajamiseks piisab käeliigutusest? Härra riigivanem, austuseta, nii nagu teie meid omal ajal kodust välja ajasite, tuleb ka teil oma viimased elupäevad võõrsil mööda saata. Poliitiline politsei, arreteerige see mees jalamaid, noh! Vaba vaimu ei saa arreteerida. Vaba vaim? On siin veel mõnda vaba vaimu või? Kui meie riik ja rahvas oleme oma sõjariiste kätte võtnud, siis kõigepealt selleks, et oma vere ja me oleme sõjarahvas ja me ei karda kedagi, mitte kedagi, me ei karda kedagi, mitte ei karda. Aplaus. Tuhande 1920. aastal mõis Eesti Vabariigi poolt võõrandati esimesele mitte Sucantonist mõisasse sisseastujale avaldustapeedil järgmine kirjutus. Loodan õnnele, mida näen kauguses säravat ja lähen maailma deviisiga. Fortes, Fortuna, adjuvaat. Ütlen sulle nägemiseni, o armas Kunda, kus ma olen veetnud kaunimad aastad oma elust. Kuid kord tulen ma tagasi ja häda neile, kui neist keegi veel elus peaks olema, kes mind siit kord ära ajasid. Siis maksan ma kätte. Ainult lapsed ja naised võivad julged olla. O Kunda, kindlasti saab minust kord sinu päästja, kes ma olen ära aetud sinu ja selle juurest, keda ma armastasin, keda ma austasin ja armastasin rohkem kui iseenda mina. Ja minu viimased sõnad, mis ma siin ütlen. Neetud olgu see sugu, igavesest ajast igavesti, kes varastab nii vaestelt kui rikastelt. Ja Jumal karistab seda, sest Jumal näeb ja kuuleb kõiki. Memento mori! Vett! Tooge mulle vett, ma... Me ajame õiget asja, austatud riigivanem. Lugupeetud vilistlased, me ajame, olgugi neetult, õiget asja. Palun lavale meie eelmise aasta lõpetajad. Esitamisele tuleb meie oma Eesti rahvatants Oige ja Vasempa.
minge minema, mis õige ja vasempa, mis õige ja vasempa. Miks nii, miks? Mis parempoolsed ja vasakpoolsed ei ole meil on mõõdukas demokraatia. Jaa, mõõdukas tasakaalustatud demokraatia on meil. Ainult üks erakond, minu oma. Jah, kui kõik õige ja vasempa välja tulevad, siis on teada, mis siin tuleb, jah. Tulevad välja, kes? Endised poliitilised kindralid tulevad välja. Ja, mis te naerate? Mis teile nalja teeb? Teile meeldib õige ja vasempa, jah? Parempoolne olete või vasakpoolne või mis? Mis te kükitate kogu aeg? Miks kõik kükitavad? Meie maal, meil on vaba maa, meil võib seista. Meil ei pea kükitama kogu aeg. Ei pea kükitama, võib vabalt püsti seista, kui tahate. Jaa, aga ei mingit õige ja vasempat kogu aeg. Teie seisate tubli tüdruk ja läheks teeks ühe tantsu äkki või... Ei, teie ka ei seisa. No ja, ega siis midagi. No, vähemalt üks tütarlap säilitab sirge seltsuse. Rõmna! Ega midagi, noh. Tubli tüdruk, ma siis... No ja, ega midagi, mis õige ja vasempa. Tulen juba, noh. Tantsi. On alles elu, va? Härra Särg! Kuulen, madam. Mis madam, mina olen ikka Preili Soor. Väga meeldib. Te olete tagasi. Jah. Ja te kirjutasite Rahvaülikoolis nii ilusasti Postimehesse ühe loo. Ma tänan teid. Võtke heaks. No, kuidas te küll kirjutasite oma saabumise kohta? On tunne, nagu tuleksid üle Oidu ojale või läbi Laane Lellele. Ma ei mäleta, mida ma kirjutasin. Mina mäletan. Me kõik mäletame. Me kõik ootasime teid tagasi. Mõtelda. Härra Artur Tupitsa, ühe kõige sirgeseljalisema Eestimaa poliitikamehe poeg, ühe kõige lahtisema peaga mehe poeg ja nüüdsest minu kolleeg. Ai, vabandust, härra Särg, see Tupits, see kukkus mul lihtsalt suust välja. Ei no mitte poeg, vaid sohipoeg ja meie Tupits, kõige lahtisema peaga, see ei ole mingi jutt, kõige lahtisema käega, see on tõsi. Härra president, ärge tormake sündmustest ette, kõik tuleb ettekandmise korras. Kui härra president juba alustas, siis teadmiseks, et Artur Tupits oli tõepoolest kõige lahtisema käega põllude minister, keda Eestimaa näinud. Artur Tupits andis 1929. aastal
Riigikogu vestibüülis kõrvakiilu töö, hoolekande ja haridusministrile Leopold Johansonile. Eesti valitsuse ajaloos läheb veel riigikogulastele, ministritele ja muudele süüta inimestele kallale ainult purjus Kaido Kama. Aga seda tulevikus. Aga ma palun, püsigem loo sees. Mina seisin siin enne teid karskuse eest. Ei, aga nüüd, kui on saabunud suurem spetsialist, siis muidugi. Kas te ei karda, et ma teilt töö käest ära võtan? Ei karda, härra Tupits. Oi, vabandust, see Tupits on mul kurgus kinni. Ma pean seda kindlasti tohtrile näitama. Teate, minul on oma kitsam spetsialiteetus ka. Jah? Jaa. No teie ei hakka ju tütarlastele emast kui kasvatajast, imiku hooldamisest ja tütarlastele nende keha ehitusest rääkima. Muidugi hakkan. Aga mismoodi te seda ette kujutate? Teate, ma olen seda terve elu ette kujutanud. Aeg on tegudele asuda. Ah soo! Just nimelt. Ja sina tuled mulle minu tütrele minu oma varandusega kosja. Mul endal ju eks olnud. No seisugust moasuurikat näevad mu silmad esimest korda. Vaata, kord Vestman all ja piibeleht pääl, siis jälle piibeleht all ja Vestman pääl. Tead, mis ma nüüd sinuga teen? Vaata, äris ei anna häbeneda. Ja ei midagi erilist. Mul Kondrat taskus. Ja, see on Eduard ise pisuhänd, jaa. Ah soo? Ja, vaata, kirjanik pilkab siin inimeste kuulsuse janu ja tahtmist kiiresti rikastuda. Selle Ludvig Sandri isik, see on närukael. Tema on ennast mingisuguse kavaluse abil seda kõrgelemale oksale upitanud. Elab oma naise ja äia kuulul. Ja no, see on väga moraalikindel lugu. Või nii? Jah, see Ludvig Sander muidugi põrub läbi. Raamatupettus tuleb ilmsiks ja ostutehing Vestmani kasuks põrub läbi. Kord Vestman all ja piibeleht pääl, siis jälle piibeleht all ja Vestman. Oot. Lõpetage otse kohe ära. Mis mõte? Otseses. Pisuhänd sellisel kujul vaatamiseks inimestele nüüd küll liiga karske ei ole. Ega härra Särg, see on Eduard Vilde. Vilde on suur kirjanik. Vilde pole minu hinnangul mitte suur kirjanik, vaid kaabakas. Mida? Ma ei tea, palun viige mind otse kohe Tallinna, ma ei saa aru. Ma ei või seda sohi Tupitsat kannatada. Kui minu sõber Vilde on kaabakas, siis olen mina ka. Hakkab kooruma. Aga ma ei saa aru, kuidas see Vilde siis kaabakas on nüüd. Just Eduard andis mulle mõtte Tallinna esimese eestikeelse ajalehe toimetajaks asumiseks. Kus teie toimetuse raudvaraks seltsimees Hans Pöögelmann oli? Ju siis oli Kingissepp ka toimetuses. Mis too tegi seal? Pani revolver peos surmakuulutusi kokku või mis? See on laim. Enne kuulmata ja häbemata laim. No miks eestimeelsed kaitsepolitseinikud Kingisseppa nii ruttu teise ilma saatsid? Aga me hävitamegi oma vaenlasi ruttu ja kiiresti nagu pöidla küünega nagu täisid niimoodi prõksti. Või nii? Aga härra Aleksander Oinas, minu teada oli ka tema 20. aastate alguses, no teie praegune põllutööminister, jah? Üks Viktor Kingissepa varjajatest ja ega Kingissepp vahistamisel ju vastu hakanud. Eks vast oli tšekist kindel, et sidemed teiega ja ennistine koostöö teie ringkonnaga temast peagi vaba mehe teevad. See on enne kuulmata laim. Ma ei saanud üldse aru, kas mind on siia Tallinnast mõnitamiseks kohale kutsutud või ma ei tea. Kuulge, te tulete siia ja hakkate. Me anname praegu täitemängile viimast lihvi. Esmaettekanne on välja kuulutatud. Härra riigivanem ise lubas tulla etendusele. Kord Vestman all ja piibeleht peal, jah? Siis piibeleht all ja Vestman peal. See ei ole karske. See on enne kuulmatu, mis inimese õpetus teil siin selline on. See ei ole tõesti karske. Mina tahan endale teist osa, jaa, karskemat. Teie olete kindlasti Laura osatäitja, jah? Jaa,
tema on meie kooli käsitööõpetaja Preili Maili Roopere. Väga meeldiv. Mis teie pisuhännast arvate? Pisuhänd on lõbus. Just nimelt, lõbus. Aga nüüd on lõbu läbi. Ma tulin siia korda majja looma, selles Soodomas ja Gomorras. Vilde. Võrrelge Vildet Shakespeare'iga. Surra. Magada. Jah, magada. Sest nõnda uinudes kaoks kõik need 1000 häiret, mis meil liha pärib looduselt. Inimene sureb ennem ära, kui lihalikule nõrkusele järele annab. See on moraal. Ja karskus. Aga see Shakespeare küll, aga kas seda ei oleks saanud siiski kuidagi pehmemalt öelda? Mina ei tee allahindlust. Tahtsite siia karskust, saite. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sri Gurudeve name. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sri Gurudeve name. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sri Gurudeve name. Te olete kurb inimene. Ma olen kuri inimene. Kindel. Huvitav. Põllutööminister Tupitsa väidetav poeg niiviisi Kundasse. Sohi poeg. Minu lugupeetud väidetav isa lõi ainult korra Vanemuse teatri primadonna Wilhelmine Särjega lutsu. Issand. Samas mu ema on ka ära presidendi käevangus nähtud. Ma võin olla väga kõrgest soost. Issand, aga siis teid ju koristati Kundasse saatmisega nii-öelda jalust. Vaadake, vabariigi valitsus ei saa lubada, et minu papa sohid pinnale ujuvad. No olgu see papa siis kes tahes. Vabariigis on väga palju sohki. Mina olen tõenäoliselt vaid jäämäe tipp. Põnev. Aga miks te neid narrisite selle pisuhännaga? Teate, see oli natuke naljakas. Naljakas? Ise te ütlesite, ma olen kurb inimene. Oletegi. Aga mis teid kurvastab? Teie? Mina? Mismoodi mina teid saan kurvastada? Te ei tunnegi mind. Oh, ma tunnen teid. Väikese Kunda kooli kaunis käsitööõpetajana. Maailm ei tea midagi Kundast. Tsement ja kõik. Peo teist tolmu. Õpetate rahvakoolis. Rahvaülikoolis. Mis vahet seal on? Suur vahe on. Olgu. Varsti abiellute. Istute oma mehega kodus. Teie teete käsitööd. Tema on näiteks mingi vahetuse meister vabrikus. Ja? Ootate, kuni teie lapsed, tsemendist lapsed, suureks kasvavad. Ootate veel natukene, kuni murenete ja surete. Ma ei saa aru. Mis selles halba on, kui minu ja selle mehe vahel on armastus? Armastus! Vaadake, armastus on midagi suurt, midagi ülevat, mida lihtsalt ei ole võimalik siia Kundasse kokku pressida. Kuidas te ei näe siin armastust? Vaadake neid tehasejooneid, vaadake mõisa, vaadake elektrijaama viinakööki, vaadake seda parki, vaadake merele ja taevasse enne kui niiviisi ütlete. Vaadake, mida inimesed on läbi aegade endast siia jätnud ja kui teie ei näe selles armastust. Kas ma ei öelnud, et ma olen kuri inimene? Ei. Te olete kurb. Ja kahjuks pime inimene. Ja nägu on must. Ek Onkar, Satgur Prasad, Satgur Prasad, Ek Onkar, Satgur Prasad, Satgur Prasad, Ek Onkar,
एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक ओंकार härra Ruus! härra Luus! härra Ruus! see peab kohe lõppema. jah, otsekohe. Te nõuate Leonhard Särje viivitamatut lahkumist, jah? just nii. Meie kool on siiani üksmeeles oma asju ajanud, kooskõlas heade kommete ja tavadega. Aga selline agressioon, mis meile ja härra presidendile just omaks sai, see ei lähe mitte kuidagi. Absoluutselt mitte. Jaa. Tema on meie karskusõpetaja. Ja vaadake, mida mina tema asjade hulgast leidsin. Jah. Nii. Ja kuidas te leidsite Preilisoor? Mul olid omad kahtlused ja siis ma leidsingi Leo Särje voodipesu alt. Me oleme alati siin sirgeseljalist ja kõrgelaumalist eestlast kasvatanud. Oleme alati kasvatanud ja kui nüüd kavatsetakse noore sohitupitsaga karskuse ja moraali sildi all jalge alt vaid tõmmata, siis teate. Just! Ja mis eeskuju selline meie õpilastele annab, Ei kasvata siin kõrges laubaga ja sirgeseljalist Eestist. Eestlast, sõbrad, me kasvatame siin inimest, kes oskaks iseseisvalt tõe ja vale vahel vahet teha. Ja õpetades seda, me õpime ise ja kasvatades tulevast põlve. Sõbrad, me kasvame ise. Jaa, Vilde on suur kirjanik. See on tõde. Tõde on see, et Leonhard Särg on joodik, amoraalne liiderdaja, jumala salgaja, Kirstu Nael. Aga miks ta siis siin on, mitte kusagil mujal? Sest igalt poolt mujalt on ta minema aetud. Õpetajate seminarist, Tartu Ülikoolist, kust veel? Ja seda oma elukommete pärast ja väljaütlemiste pärast. Ja aga siin paistab ka tema pappa kiusu olevat. Jah, aga kui ta nüüd tõesti härra Tupitsa poeg on, Et ta Artur Tupitsa poeg on, see on avalik saladus. Ja poiss irvitab seda avalikult kõigile näkku. Peale selle on ta vabadussõdalaste kõnetoru, mis ei tee papa Tupitsa elu ministrina eriti kergeks. Selline on siis tõde. Ja mis ta meie juures teeb? Joodik, liiderdaja ja nüüd kaskusõpetaja. Näpuga näidaku see, kes ei ole ise eksinud. õpetaja ametiks on ju vaja. Õpetaja ametiks on vaja usku ja lootust. Minul on usku, et Leonhardil Rahvaülikooli pereringis inimeseks olemine järjest paremini välja tulema hakkab. Härra Reimann, alustame õppepäevaga. Herra Johannes Reimann, Eesti Vabariigi poliitiline politsei. Palun tulge meiega kaasa. Milles asjärased? Teie vastu, härra Reimann, on kahtlustus üles sätitud. Teid süüdistatakse koore riisumises. Te peate meile viivitamatult järgnema. Jama! On eksitud ajased, kallis rahvas! Ma olen Virumaa vilistlaste kogu esimees, Sõmeru põllumeeste kogu liige. Härra Reimann on meie isamaalist üritust alati materiaalselt ja vaimselt toetanud. Jah. Ma olen ausasti mees! Just nii! Selline inimese kants meile häbiks on. Meile, kes me kõigepealt selleks, et oma vere ja me oleme sõjarahvas ja me ei karda kedagi, mitte kedagi. Härra Päts, palun ärge sekkuge näite mängu, kui teil parasjagu sõna ei ole. See ajab kogu etenduse sassi. Jah, kuid nii see kahjuks oli. Sõmeru põllumeeste kogu juhatuse liige, Sõmeru vallavolikogu liige, Virumaa Rahvaülikooli vilistlaskogu esimees, suur talunik Johannes Reimann, 10-pealise veisekarja omanik, lugupeetust lugupeetum,
ja kui Sõmeru valla piimanõudelt koor järjest ära kaduma hakkas ja kohalik mees Jüri Lints varitsuse välja pani ja Lintsi talu rentnik Hugo Mäe kurjategija teolt tabas, oli selleks meie vilistlaskogu esimees Johannes Reimann, kelle suu veel teolt tabamise hetkel kõrvuni varastatud koorega valgeks värvitud oli. Aga kui härra president juba laual on, siis võib-olla oleks praegu õige ära kuulata Virumaa Rahvaülikooli patrooni härra president Konstantin Pätsi sõnavõtt. Jah, tänan. Lugupeetud kaitseliitlased, kodanikud, vabadussõdalased, ainult need rahvad iseseisvaid riikisid suudavad luua, kindlalt korda maksma panna, kultuuris kaasa mõjutada, kes austavad õigust. Ja kes mitte üksi õigust sõnades ei austa, vaid kes valmis on õige korra ja vabaduse eest ka verd valama. Kui meie riik ja rahvas oleme oma sõjaristad kätte võtnud, siis kõigepealt selleks, et oma vere ja me oleme sõjarahvas ja me ei karda kedagi, mitte kedagi, kuni viimse veretilgani. Lapsed, te olete mulle kõik nagu lapsed. Lapsed. Te olete mulle kõik nagu lapsed. Niisama armsad nagu minu lihased pojad, Viktor ja Leo. Rahvaülikooli tundide suurem eesmärk, mu lapsed, on teid harjutada, mõtlema tähtsate eluküsimuste üle. Ja ühes sellega ka oma mõtteid selgelt ning täpselt väljendama. Ma tean, et õppeainete hulk Rahvaülikoolis on suur, kuid see ei killusta teie tähelepanu, sest kõik need mitmekesised ained koonduvad kuni viimse veretilgani ühte keskpunkti, milleks on teie kodu. Jumal kaitse Eestimaad, Jumal hoidku teid, minu lapsi. Ma tänan. Härra president, Jah. kas teie ei tahaks meie vilistlaste võimlemiskava etteastumises osaleda? Ei no, mida mina enam võimlen, ma olen juba pikemat aega kepiori. Kuni viimse veretilgani. Kuni viimse veretilgani. Kui ka olen sina liistakoht kuidas kala näkkab, härra Särg? Mina, härra Särg, püüan siin järjest suuremat kala, härra president. Järjest suuremat kala. Ei tea, kui ühes otsas on ussikega, siis teises otsas ullik ikka suure ja kavala kalaga toime tuleb, mis? Isakene! Ma pole teile mingi... Aga kes teab? Mu ema ikka armastas rääkida, et tal oli ka teiega väike
Siripilipinn. Mõtelge, kui teie oleksite järsku minu papa. Ma ei oleks, ma ei ole ega ei oleks, ega ma, muide, aga Artur palus teile edasi anda veidikene enese sisseseadmiseks vältimatuteks kuludeks. Palun. 100 krooni. Jaa. Nii vähe. Jumal karistab teda. Jumal karistab kõiki, kes on sohki teinud. Teid ka, härra isakene. Ma mõtlen, kui teie oleksite ikka minu papa. Ei, ma ei oleks, ma ei oleks, ega ma... Oodake. Siin on veel. Siin on 300. Siin on veel 400. Kas sellest piisab, et te oma häbemata suumulgu kinni hoiaksite? Jaa. Pane taskusse. Jah. Mõneks ajaks. Aga kuskil on ikkagi tõde. Ja kui Jumal selle ühel päeval laseb paika loksuda... Ja, tõde. Teie otsite tõde. Vaadake, poiss. Poliitika on keeruline mäng. Siin ei ole ühes tõde. Vahest on poliitikul ainult halvad valikud. Ainult halvad ja väga halvad. Aga valik tuleb elus edasiminekuks kindlasti teha. Vaat see on tõde. 200 vabadussõdalase arreteerimine. Ebaseaduslik riigipööre. Artur Sirki mõrv ja selle... Ja rahapesu teie osalusega Harjupangas. Kurat, kui need olid nagu parimad valikud halvimateks, siis öelge nagu veel mõni halvim. Mida te tahate siis? Mida teie tahate? Et endised poliitilised kindralid jälle välja tuleksid, jah? Ja oma lehmakauplemisega jätkaks, kas see oleks parem? Aga seda ma luban teile, ei juhtu. Ja endale vastu seisjad mina hävitan. Ja... Reetmine ja sohk ja reetmine, sohk. Sohi pojad, sohi isad, sohi ministrid, sohi president. Ma kardan, kui te niimoodi jätkate, hävitate lõpuks kõik. Ennast kaasa arvata. Mina hävitangi kõik, muide, kes mulle vastu seisavad, jaa. Ja ma hävitan kõik ja ma... Kuradi poisinolk, tattnina selline. Mina hävitan kõik, kes mulle vastu seisavad, kõik on vabud. Leonhard, kes te tegelikult olete? Ainult oma vahel. Ma olen brittide salakuulaja. Lord Sohipäts Tupits. Issand, presidendi ametikett! Teate, Preili Soorm kaagutab kõigile, et te olete alkoholiga ülemäära sina peal. Ja et olete Jumala vallate liiderdaja peale selle, te olete veel ka varas. No kuulge. Te varastasite presidendi ametiketi. No kes on minu jaoks president? Ma allun otse kuningannale. Millisele kuningannale? Brittidel minu meelest on kuningas. Ma allun teile. Oo. Näkab. Vaadake, Preili. Vaadake, Preili. Mina püüan siin hoopis suuremat kala. Need tulevad tavaliselt kalda peal. Oot. Mõtle veel. Tahad elada siinsamast tsementeeritud, kuni sinu tsemendist lapsed suureks kasvavad. Elada veel kauem minu kõrval, kuni murened ja sured. Mõtle. Ei mina hoolin tuulest eest, ei tormigi võllust pikast meest. Kui aga kostab pilli viis, ma kohe tõttan tantsma siis. Lenda pealt kui tormi hool, see tuistab tuhinal. Langeb lehti nagu lool, põrad kõrud jalge all. Kuramus, ma räägin, ametiraha oli portfellis, noh. Kindel! Ja muidugi kindel, no ma ei lähe kuhugi ilma ametiketita, kempsu ka ei lähe, ma olen president. No aga äkki kukkus kempsus, Ma ei käinud kuskil kempsus, noh. Varastati ära! Just see Sohi Tupits
ma ei usalda teda midagi, ta siin askeldas, noh. Ametikett, tupits. Astu. Niimoodi. Seisa nüüd, seisa ära. Mis sa põtkid seal? Seisa. See siin on lehm. Just, jah. Me oleme seda majanduslikult kasulikku kodulooma oma tundides korralikult läbi võtnud. Ära sega. Aga kuna viimasel ajal vilistlased ei ole loomaga kontaktis olnud, siis oleks kasulik üks meeldetuletav koosõppimine läbi viia. Ära sega. Vaat lehma tuleb 2 korda päevas lüpsta. Hommikul enne karjamaale viimist ja õhtul karjamaalt tuues. Oluline on kellaajast kinnipidamine ja regulaarsus. No mis on? Õpetaja, kas ma pissile võin? Juba. Nii, aga teie noored, kas teil on antud teema kohta kõik selge, et te niimoodi mööda jalutate? Absoluutselt selge. Tõesti, noormees. No, aga tulge, näidake siis oma teadmisi meile. Jah, meil on käsil lehma poegimine ja üks korralik talumees peab teadma, kuidas sellises olukorras käituda. Niisiis, mis on kõige tähtsam sellisel puhul kindlaks teha? Mis värvi pojad on? No näete, linnalaps. Mis värvi pojad on? Lehmapojad on muide vasikad tütarlapsi. Tuleb veenduda, et vasikas oleks lehma sees õiget pidi. Bravo! Aplaus! Tubli! Tema on meie uus karskusõpetaja Tallinnast ja tunneb lehma. No, aga ehk te siis näitate, kuidas seda tehakse. Jah. No tähendab, selleks, et kontrollida, kas vasikas on õiget pidi, tuleb kõigepealt lehm pöörata õiget pidi, jah? Tule. Nii. Ja, nii. Ja. Ongi valet pidi. Keeran kohe õiget pidi. Tehtud. Sa kuradi poiss. Tubli, aplaus, aplaus! Vaat selliseid korralikke inimesi meie kodumaa vajab. Ja selliseid meie ka koolitame. Tund on läbi. Ja, tulema astu. Ja võimlemisrühm lavale palun. Astu kiiremini. Ei no tubli poiss, no lehmaga nagu naksti korda. Ei no sellise ees võtan mina ka mütsi maha. Ei no raudsed närvid, ma olen kuulnud, et nii võib käest ilma jääda. Mis asja? Oinad olete või? Marss lehmale järgi, minu järel! Sinna muidugi, noh!
kord seletuseks, et me oma tükiga mitte kellelegi näpuga näidata ei taha, vaid näidata, et teater oma olemuselt poliitikale äravahetamiseni sarnane ongi. Ja mõlema puhul selgust mitte otse, vaid rohkem ridade vahelt lugeda tuleb. Eks me kõik teame, et narrid ole läbi ajaloo peadest ilma jäänud. Niisama nagu me teame, et valitsejate pead ei ole tihtilugu õlgadel kerget püsima, mis teatri ja poliitika veel tihedamalt ühe žanri alla liigitab. Aga rahu, ainult rahu, sõbrad, ja head kaasaelamist. No. Vaata sisse. Mis mõttes? Mis mõttes? Vaata, kas mu ametikett on lehma sees, no. Ega te ei arva ometi, et Tupits pani teie ametiketti lehma sisse? No ta vihkab mind, ma nägin midagi, ta seal toimetas, noh. Ei paista nagu. Kas ma käskisin sul lehma perset vahtida või? Vaata sisse ikka, noh. Sa tahate pea lehma perse topis. No vaata sisse, kas mu ametikett on seal, no muidugi, noh. Miks perse, kas sa inimesel omale perses sündinud siis või noh? Ega ikka siis lehma sinna rohkem, no sinna ikka, no näe. Noh, pane. Arvate, et mahub või? Mahub. Ei, te tulete käega, vaadatakse taina pea, noh. Ega äkki kutsuks spetsialist, jah? Spetsialisti? Kas sa ei tea, et meie president on iga asja peale spetsialist? Aga mina olen kuulnud, nii võib käest ilma jääda. Taina pea. Mis need on? Võiksite ikka õige lehma või? Minu arust nagu oli sellise näoga, noh. Lehm ongi lehma näoga, oinas. Marss lauta minna. Ja kõik lehma näoga loomad läbi katsuda. Ja ilma ametiketita mitte tagasi tulla. Sammu marss! Eks ole? No mis te arvate elust ja üldse, mu noor sõber? Te kasvatate siin õigeid inimesi ja saadate nad südamerahuga valesse elama. Keegi pole Virumaa Rahvaülikooli tegemiste kohta paremini ütelnud. Ma tänan teid, härra Särg. Ma südamest tänan teid. Saite must valesti aru? Ei, ma sain väga täpselt aru. Te peate Virumaa Rahvaülikooli presidendi poliitiliseks taimelavaks. Tema autokraatsus ja meetodid ei sobi teile. Ma saan aru. Me kasvatame siin teie meelest sirgeseljalisi silmaklappidega inimesi. Rohkem poliitilisi tööriistu. No aga lükake see siis ümber. Ei, te võitlete kõrkusega kõrkuse vastu, Leonhard. Noorus on selline. Aga me oleme õpetajad, mitte kohtumõistjad. Me võime viriseda, rahulolematust üles näidata või teha selle asemel oma isamaal päris tugevaid muutusi. Külvates, nagu te ise ütlesite, vale sisse õigeid. Meie asi on seeme mulda panna, kvaliteetne seeme. Aga kui see seeme ei suuda umbrohtu lämmatada, siis ei ole me oma tööd küllalt hästi teinud. Siis me oleme
oma aja ja jõu tühjade rusikatega vehkimise peale raisanud. Ja siis ei ole me väärt ei oma kodu, ei oma isamaad. No mida ma pean tegema? Vaatama maha või vaatama taevasse? Või vaatama enda ümber, et mida inimesed on endast siia maha jätnud? Sa pead omale südamesse vaatama, mu noor sõber. Seal on kõik kirjas. Eesti Vabariigi poliitilise politsei vastu. Ma luban karmi karistust. No aidake ometi siis, kas teil arsti ei ole või kedagi, kes oleks meditsiinilised asja tundev? No mina olen, aga ma aitan imikuid ja seletan naistele nende tervishoidu. Väga tubli, no aidake, mis vahet seal on siis, noh? Aga kuidas ma aitan, oleks neil tuhud, siis ma teaks, mismoodi. Ma luban karmi karistust, ma luban karistada seaduse kogu karmusega. Härra president, Tallimees ütles, et nendele tublidele meestele päris mitte inimesepoolne ebaõiglus on osaks saanud. No taevakene, kes nad niimoodi ära narris siis? No ikka loomad. Loomad? Missugused loomad? Ma ei tea enam päris täpselt, aga nad olid kõik lehmanäoga. Ma ei tea, mis neil arus oli. Ma ei saa isegi sellest aru. Aga ma ei julge seda mitte kõvasti väljagi öelda, kuhu nemad koos pullilaudas oma käsi toppida üritasid. Aga kuhu? Aga kas te leidsite seda, mida otsisite? Ei, aga me olime selle vähemalt nii lähedal. Väga lähedal olime. Aga kuhu? Kuhu nad siis toppisid? Kuhu nad? Aga kuidas mina oma armastuse ära peaksin tundma? See on väga lihtne, Maili. Sinu hingamises on siis korraga palju rohkem õhku. Nii, edasi. Sinu juuksed lehvivad tuules kergemini. Olgu, edasi. Sinu südames on helin. Armumise korral summutab see kõik muu. Ja ongi kõik. Kõik sinu sisemised anded mitmekordistuvad. Sa võid luua mängeldest surematu heliteose. Sa võid kirjutada hingematvad luuleread ja sa võid... Ole hea. Seisa palun siia. Sa oskad maalida. Mida sa näed? Ühte kaunimat pilti, mida surelikel on võimalik näha. Siis on veel kaunemaid pilte ka surematutele. Jah, aga inimestel ei ole antud neid vaadata. Lihtsatel inimestel. Kas mina olen lihtne inimene? Ma ei tea. Sõltub. Lihtsatel inimestel kukuvad silmad peast, kui surematu iluga peaksid kokku puutuma. Maili, sa võtaksid kleidi eest lahti? Mis
me räägime kunstist, surematust kunstist. Kuidas? Lihtsalt, kui sa armastad, siis sa lood ja mitte kordagi ei kahtle. Mida sa näed? Mu silmad põlevad. Mu südames on elin, mis on summutanud kõik muu. Mu hingamises on korraga palju rohkem õhku. Pilt on valmis. Nii ruttu? Jah. Näita. Minu juuksed lehvivad tuules palju kergemini kui kunagi varem. Sina vaata. Mina lähen. Te olete Pätt, härra Särg ja sohimängija! Kui mina armastan meest, siis ka mina armastan teda nii, nagu tema on. Issand! Mis siin toimub? Mis siin toimub? Härra Roos! On siin keegi? Inimesed, aidake, mis siin toimub? Härra Roos! Issand, mis? Härra Roos! See on minu puder. Kas te julataks soola? Aga see on minu puder. Palun andke siis soola. Tuleb pöörduda härra president ja see on minu puder, noh. Härra president, kas te julataks mulle palun soola? Oh, jumal, mida sa teinud oled? Mida ma siis jälle teinud olen? Oh, jumal, kas mina ja minu rahvas oleme selle ära teeninud? Ei oska öelda. Ma olen jumal, mitte poliitik. Sina oled Pätt, pealegi veel vaimuhaige. Vaata, sinu jumal, tema on sinu nägu. Ma olen pärinud sinu meelelaadi, sinu haigused, sinu tõved, sinu ahnuse, sinu halastamatuse. Sa varastad minu silmade all minu pudru. See on sinu arusaami jumalikkusest, jah? Olga Mihhailovna! Vaata, jumalal ei ole jumalikkusega mitte mingit pistmist. Jumal, palun, täiesti ainult naeruväärne inimene püüab olla jumallik. Aga samas, lehma, tead küll ju, kus koha pealt mida otsida. Kus sa tead? Kes sa oled? Salakuuleja? Mis? Kus sa tead seda? Olga Mihhailovna! Olga Mihhailovna! No sõite pudru ära või? Mina?
Jumal tänatud, Konstantin Jakovlevitš. Tänu jumalale, jah. See on näljane kogu aeg. No, kes see on? See? Jah. Suure kaliibriline hangeldaja oli mõjukas mees, Konstantin Jakovlevitš. Saatis seltsimehed, kes ta haljale oksale aitasid vanglasse mjadanema. See on nüüd küll väga lihtsustatud nägemine. Aga ta ütles mulle, et ta on jumal. Oi, neid meil siin jagub. 6. paletis on veel 2 tükki. Jeesus on 11. Kristus 12. Juudas 13. Oh, jumal! Jumal, Konstantin Jakovlevitš. Jumal on taevas! Mis juhtus? Mis juhtus? Ei midagi, rahvas vaatab teed ja tukkuma. Ma nägin und. Ma nägin unes, et ma olen selle hullumaja asemel siin. Päris hullumajas. Oh, Konstantin Jakovlevitš. Tuleb pöörduda härra president. Konstantin Jakovlevitš. Vaadake, kes te ise olete. Varas, suure kaliibriline hangeldaja. Selline ongi siis selle maanurga jumal, jah. Jumal. Lugupeetud istekohad, kallid pingid, auväärt toolid ja taburetid. Mul on hea meel näha, et te tühjad olete. Seda rohkem saan ma teid usaldada. Muidu julgeks ma itsatadagi. Minu nimi on Maili. Ma olen Kunda Rahvaülikooli käsitööõpetajanna. Pean teie kõige eest tunnistama, et ma olen armunud. Tunnistanud seda teile, kallid istekohad. Võib-olla julgen seda öelda ka ma armastatule. Minu armastatu on alkoholilembeline, liiderdaja ja täiesti hukkamõistmist väärt noormees. Aga kui temal oleks indiaanlase nimi, siis oleks jookse minema tütarlaps nii kiiresti, kui jalad võtavad.
või söösta kaugemale. Aga minu südames on helin. Helin, mis on matnud kõik muu. Minu juuksed lehvivad tuules kergemini kui eales varem. Ja minu hingamises on rohkem õhku. Rohkem kui eales varem. Sa salakuulaja, sohimängija. Tõstke kisa tühjad toolid, kui ma selle tütarlapse armastust valesti kasutada tahan. Lase lahti! Sa kardad mind? Loll, mis sust karta. Ma kardan ennast. Tunnet sa mind ja mina sind endas. Palun, said mis tahtsid? Väikese kundakooli käsitööpatajanna. Üle pea armunud. Maailm ei tea midagi armastusest. Maailm ei tea midagi kundast. Sement ja kõik. Peotäis tolmu. Aga siin on olnud alati midagi armastada. Praegu siin keset lava vulgaarses. Olete kindel? Muidugi nii palju, kui mina asjast aru saan. Siis oli see kopulatsioon. Saate aru? No ja mis me nüüd sellega ette võtnud? Kust mina tean. Aga ma olen kindel, et Preili Rooper isegi nautis sellist vulgaarset. Kuladega näol. Kallis Preilisoon, rahunege palun. Nii kahju, kui mul ka ei ole, siis sedapidi meie Eestimaa oma pojad ja tütred kord juba saab. Ja eks teiegi ole siia ilma sedapidi sündinud. Ja vaevalt, et teie austatud vanematel teie siia ilma toomine läbi taeva manna sündida võis. Taeva manna? Mis asja? Issand! Sa näed ja sa ei mürista! Kas ma selleks sul selle asja kahe jala vahele panin, vana tüdruk? Et sa selle ära kuivada laseksid! Ja siis sa lähed ja krõbistad sellega teistelt selja taga! See on minu kullakallis. Just laudas, meil oli rõõmus
sündmus, äsja sündis vasikas. Väga hea uudis. Kujutage ette, ime sündis, vastsündinud pull vasikal oli teie ametikett kaelas. Sai, kuidas selline asi võis juhtuda? Keegi ei saanud aru. Karjanaised minestasid ja pärast arvasid, et Jumal andis meile uue presidendi. Mina olen president, ainus ja see on minu kullakallis. Lehmaperse ametikett. Leonhard, tule siia. Leonhard, sa oled tubli poiss. Nüüd oleks vaja midagi ettekandmiseks soovitada, midagi isamaalist. See on lihtne. Esitame lühinäidendi Tartu rahu. Ei ole midagi isamaalisemat kui Tartu rahu. Pole. Kõigepealt on meil vaja Venemaa esindajatena kahte... No kes nad olidki? Mis rahvusest nad olidki? Juuti, just nimelt, kahte juuti. Üks on Isidor Kukovski ja teise nimi oli, no kes teab, noh? Joffe, Adolf Joffe. Eesti poolt esindan ühelt poolt mina, kindral Jaan Soots ja teiselt poolt teie. Ehk siis teine oli... Oska, muidugi. Tema olete teie. Joffe, Kukovski, Oska, Soots. Ma vajan mingitki dialoogi. Rahu, härra Ruus, rahu. Tartu rahu läbirääkimistel ei olnud mingit dialoogi. Nagu Karl August Indrei ütles, see sündis ajal, mida nimetati karskuse terrori ajaks. Ajal, mille rahvuslikuks lipukirjadeks oli töökus, kokkuhoid ja karskus. Iseäranis viimane pidi andma meile rahvale kätte selle, need relvad ja selle jõu, mida neil läks tarvis, et ühte hoida venelase vastu ja sakslase vastu. Sisuliselt kujunes Eesti ja Vene rahu läbirääkimistest kohe selle algusest peale Eesti ja Vene delegatsiooni võidu joomine. Teeme kiire läbimängu. lase ära, kui püsti jääd, tunnustab Venemaa Eesti iseseisvust de jure. Muidu mõnitate või? Ma keeran selle sisse ja kui ma püsti jään, loobute igaveseks ajaks kõigist nõudmistest, mis Venemaal Eestimaa ja rahva kohta olid. Nõus. Venemaa garanteerib pealevõtu. Ma joon selle priimuse tühjaks. Ja kui ma püsti jään, loobub Venemaa kõikidest nõudmistest Eesti vastu. Kokku lepitud. Ja mina joon kitse kust, kui sina, kindral, püsti jääd. Palun seltsimees Joffele serveerida kitsekusi. Mina olen Eesti kui sõbraliku naaberriigi vastu hästi meelestatud. Teevideks. Teie kusi, seltsimees Joffe. Minu kusi. Kitsekusi täpsemalt. Olgu joodud. Kui üks näogrimass tuleb, annate meile Novgorodi. Kitsekuse asemel mina, Joffe, annan Venemaa kullafondist 15 miljonit rubla. 11 tonni kulda ja see on lõplik. Võtame. Jõingi kust, kurat! 11,6 tonni kulla eest panen mina ka lonksu kust. Ma panen ka!
sellest tuligi rahva sisse kõnekäänd, et Tartu rahulepingul on kuse maitse juures. Ja rohkem midagi polnudki. Eesti tunnustas esimesena Nõukogude Venemaa kuritegelikku võimu, trükividane leping kirjutati alla, vabariik kuulutati välja ja lõpuks ei saanud enam keegi aru, kas vabariigi tegelik sünnipäev 23. või 24. veebruarikuu päeval oli. Aga et teadupoolest härra presidendi sünnipäev 23. selle kuu päeval on ja asjad tähtsuse järjekorras peavad käima, määrati vabariigi sünnipäev 24. veebruarile, mistõttu seda hilisematel aastatel hea president Pätsi sünnipäeva järgseks peaparanduspäevaks kasutada oli. Aga et allakirjutamise hetkeks meil enam ühtegi sirgejalaga diplomaati võtta ei olnud, tuli allkirjastamine lahendada järgmiselt. Oi. 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 Te mõnitate lepingut, mis tõi teile iseseisva riigi. Lepingut, mille nimel teie esivanemad on verd valanud. Leping on püha. Missugune leping? Ükstaskõik, missugune leping. Ka hilisem baaside leping ja sinna juurde kuuluv artikkel number 3. Mis artikkel number 3? Eesti Vabariik kindlustab Nõukogude Liidule õiguse omada Eesti sadamates oma baase merelaevastiku seisupaigaks ja mõningaid lennuvälju saartel lennuväe jaoks. Vaadake, härra Ruus, nõupidamisel, mis peeti Tallinnas, jõuti järeldusele, et vastupanu korral, mis võinuks kesta vaid väga lühikest aega, olnuks Eesti rahva hävimine kindel. Otsus võeti vastu ilma ühegi vastuseismiseta. Olukord oli selline, meil ei olnud teist valikut. Teil? Kellel teil? Kes kurat olite te need teie? Kes või? Eesti Vabariigi valitsus ja Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjon. Mitte Eesti Vabariigi valitsus, vaid põhiseaduse vastase 1934. aasta riigipöörde tulemusel võimu haaranud, bolševike kullapesust rikastunud, nendest nii majanduslikult kui poliitiliselt sõltuv majanduslik klikk. Kuidas sa julged? Ära võta iial suhu sõna esivanem või vabadussõdalane. Sa panid oma kangelased vanglasse. Sa tapsid Artur Sirki või ta kukkus ise aknast alla. Mina usun küll esimest. Sa panid Larka, kõrvaldasid ära, nii et saaksid ise kogu vabariigi seljast laidoleriga litsi lüüa. Kuule tatnina, mina olen oma rahvast ja oma lapsi armastanud. Mida ma siis sinu arvates valesti tegin, ah? Sa valesti tegid. Aga vaata, mida sa valesti tegid. Vaata! Vaata, mida sa valesti tegid! asjad on minevik. Nendega te olete oma rahvast kägistanud. Töörahvas on teile kulakutele silmus kaelas higi valanud. Seda ei ole inimeste ette minnes sünnis kanda. Kägistanud. Ma olen inimesi laulma ja seda maad armastama õpetanud. Hakategi laulma, seltsimees Ruus. Seda laulu, mida töörahvas teile ette kirjutab. Astuge pulti ja ärge alt vedage. Mida ma neile ütlen? Mida? Te olete siin varemgi pidusid pidanud.
nõukogude inimesed oskavad niisamuti pärast rasket tööpäeva heast peost lugu pidada. Hakka rääkima. Vinged tuuled puhuvad üle kodumaa. Olgugi, et kalendri järele on kevade. Aedades seisavad raagus viljapuud. Orase väljad on tükati mustalapilised. Ei midagi rõõmustavat silmale. Kuid rahvaste elus on väljavaated veel kurvemad, sest siin peab surm otse halastamatut lõikust ja seda just inimliku kultuuri kollete vahel. Aga meie peame siin pidu. Töörahvas peab pidu. Pidu katku ajal. Poliithariduskooli seltsimehed. Nõukogude inimesed oskavad niisamuti pärast rasket tööpäeva heast peost lugu pidada. Nüüd üles needuskeedo rõhub, meil korjus ikkes hoiavad. Keeb mäes sul rind ja võitlus lõhu, kõik korja kütke ahelad. Eemale. Mis sa ütlesid? Ma ütlesin käed eemale. Ma palusin tütarlast ainult tantsule, nagu seltsimeest. Tütarlaps on väsinud. Mina tema saatjana... Ma palusin teda ainult tantsule, eks? Leo, ära tee midagi rumalat. Ma tantsin ära ja kõik. Vaata! Vaata raiskad meelest ära ei läheks! Laske ta lahti! Head pidu! Nõupidamisel, mis peeti Tallinnas, jõuti järeldusele, et vastupanu korral venelasele, vastupanu korral, mis võinuks kesta vaid väga lühikest aega, olnuks Eesti rahva hävimine kindel. Bravo! Milline etteaste, milline reaalsus, ma tänan! Viige see vaimuhaige siit minema, keda te selle õudusest tänate? Ennast, Konstantin Jakovlevits, ennast! Milline reaalsus!
Mina tahan rahvavaenlased välja tuua! Teie ka! Ruus! Ja Martovitš! Pange ennast valmis! Tulete meiega kaasa. Kaasa võtta kõige esmasemad asjad, ainult kõige hädavajalikum. Teil on aega 30 minutit. Soo, et Martovitš ja 30 minutit. Millisel alusel? Direktiivi alusel. Direktiivil on tõenäoliselt ka sisu. Direktiiv sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmise kohta Balti Liidu vabariikidest. Eriasumisele saatmise läbiviimise kohta. Ma olen siin 13. aastat tasapisi oma elutööd teinud. Siin pargis pole puud, mille vastu ma pole toetanud. Teie tulete täna ja nimetate mind võõraks. Direktiiv on direktiiv. Mis näoga te Jumala ette astute? Kus on sinu Jumal praegu, kui sul teda kõige rohkem vaja on? Kus? Eks ikka siin, südames. Esmased asjad. Esmane ongi südametunnistus. Ja teine on pühakiri. Pridurak. Üks asi veel. Mulle tundub, et me vist enam ei kohtu. Davai! Loodetavasti mitte. Minul pole põrgus asja. No põstra! Kõige väeline Jumal, Mis sa venitad? taeva ja maa issand, meie isa Jeesuses Kristuses. Varja ja hoia meie põlist kodu ja rahvast. Juhata oma vaimuga valitsust ja kõiki, kes seisavad meie rahva teenistused, et nad kõikumatult käiksid õiguse ja armastuse teel. Hoia ja õnnista meie laiali pillatud lapsi ja kinnita meie hinge kahtlustes ning kannatustes. Valva, et kõik rahvad jõuaksid sellele eesmärgile, kus valitseb rahu õiguses ja õigus armastuses. Kogu kõik meie lapsed jälle kokku meie kodusse, mis sina meie vanematele oled andnud. Aita meid taas üles ehitada kodu. Nii, auto kinni. Kas tehtud? Tehtud, näeb nagu sana küünal. Davai auto peale, поехали!
vaatan sind, Leo. Tütrekene. Ei. Te ei tohi vaadata. Ma ei saa tulla, ma joonistan. Te ei tohi vaadata. Lihtsatel inimestel põlevad silmad peast, kui nad peaksid surema tuiluga kokku puutuma. Tütrekene. On vaja ainult hingata. Tule minuga, tütrekene, tule. Ainult hingata, Leo. Jah, ainult hingata. On vaja ainult hingata. Jah. Alav on. Alavne. Mõisad põlevad, saksad surevad. Kogu Euroopas on palav. Mis sa otsid? Oma ametikett. Ma olen selle ära kaotanud. Milleks sulle seda vaja? Kuidas ma ilma selleta inimeste ette lähen? Ametikett. Inimesed ei usu ilma selleta, et ma president olen. Helma. Lapsed nutavad. Helma. Ma ei saa niimoodi tööd teha. Helma. Teie naine on surnud. On surnud või? Mis juhtus? Ei ole Helma surnud. Tundub, et meie president on hulluks läinud. Küll teie olete terane. Mis juhtus? Ma ei tea, kus nad on. Ma ei tea, mis ma nendele tegin. Kellele? Lastele. Nad mängisid siin Viktor ja Leo ja kõik ülejäänud. Kes ülejäänud? Kes neid jõuab kokku lugeda? Kõik talud olid neid täis ja linnad ja mul oli neid sinuga nii palju, Helma ju, nii palju. Äkki küsite oma naabri käest, äkki tema on teie lapsi näinud? Eile nägin ma. Eile nägin mina ka.
küsiksin kogu idee algataja, projekti algataja, kõige suurema töö tegija, mida iganes veel kokkuajaja ja Kaido. Aplaus!